ka mitmeid erinevaid puhkereeglile. Kui öeldakse, et mitmekesisus rikastab, siis vaatame veel üle mõne pilli, mida meie kooli õpilased mängida oskavad. Kolmanda ette Rene, Elina ja nende õpetajad Tiit Korni, kes kannavad meile ette loo Helesinine vagun. Kes on õppeaasta vältel olnud usinalt ametis kitarri õppehingutega. Palume teie ette Margi Oliverit, kes esitavad teile lood Texas Blues.
aega, miks Beatles olid oma tegevuse lõpetanud ja Londonis oli ilmavalgust näinud uus Inglise rokkbänd, mis esialgsest ebaedust hoolimata muutus kiiresti ilma populaarseks üle kogu maailma. 1970. aastal asutasid kitarrist Brian May, vokalist Freddie Mercury ja trummar Roger Taylor maailmakuulsa ansambli Queen, mille helikeel on omapärane ning kõigile ärakuulatav. Samas on nende loomingu stiiliulatus väga lai, sisaldades nii hard rocki kui ooperi elemente. Bändi edukamaks singliks on 6-minutiline Bohemian Rhapsody, mida ka meie täna Anne-Mari, Diana, Armani ja Reine esituses kuulete. See lugu on Queeni muusikalise mitmekesisuse parimaks näiteks, sest laulu pole fääni, aga selle asemel koosneb laul 4 osas. Ballaad, mis lõpeb originaalis kitarrisoologa, ooperiku stiiliga osa ning lõpuks hard rocki osa. Queeni üks hittidest We Are The Champions, mida samuti varsti kuulete, on saanud oma aga paljude spordivõistluste ja ürituste mitteametlikuks hüüniks. Lisaks kuulete Brian May loodud We Will Rock You solistina on siis sellel juhul teie ees Hendi Kuusik. Võite ka viimasel laulu ajal enavalt kaasa elada. This is just fantasy, caught in a
Believe everything, make a thing.